Tühistamiskultuur on rumal, sest see ei luba erinevaid arvamusi ega andestust, mis on midagi, millele meie ühiskond peaks toetuma. Aga selle asemel öeldakse, et kui sa teed midagi, millega ma natuke isegi ei nõustu, oled sa väljas. Kõik. Sind ei andestata enam kunagi. Ja ma arvan, et see on lihtsalt nii debiilne viis inimestega ühiskonnas toime tulla. Aga eriti on praegu üks naine, kes kogeb tühistamiskultuuri viha, sest ta julges reklaamida midagi, mis võib-olla on potentsiaalselt vastuoluline. Ja kuna ta julges reklaami eest raha vastu võtta, mis üllatus, on väike uudis, nii teenivad kuulsused palju raha. Neile makstakse rumalalt suuri summasid selle eest, et nad esindaksid erinevaid brände ja tooksid oma näoga kaasa brändi tuntuse. Oh jumal, kes oleks arvanud? Jah, see on midagi, mida ettevõtted teevad, mida kinnisvarafirmad teevad, mida lennufirmad teevad, mida parfüümid teevad, mida poed teevad, inimesed teevad seda. Nad võtavad kuulsused ja kasutavad neid erinevate asjade reklaamimiseks. Aga ilmselt, kui asi puudutab seda konkreetset lugu, on see täiesti kohutav ja lubamatu. Vaatame, mis toimub. See, mu sõbrad, on Gwyneth Paltrow. Muide, tere tulemast tagasi. Mina olen Meira ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, pange sellele videole märge, et teavitused sisse lülitada ja tehke kõik, mis vaja. Me tõesti hindame, et olete siin. Aitäh teile. Mitte jälle. Nii ilus. Kes otsustas, et hommik peab nii vara olema? Tõuse ja sära. Isegi mu kohv vajab kohvi. Hommikuseks jooksuks ärkamine võib olla julm. Aga see on hind, mida olen valmis maksma. Sest kui ma parki jõuan, võtab puhas energia võimust. Seda on raske seletada. Süda lööb kiiresti, see on kõik, mida ma tean. Nüüd, kui ma küsiksin sinult lihtsalt seda vaadates, kus see reklaam aset leiab? Enamik inimesi ütleks, et see näeb välja nagu New York. Võib-olla on see, ma ei tea, mingi tõeliselt lahe koht nagu Singapur või midagi sellist. Aga see näeb lihtsalt väga peen, ilus, kõrget klassi ja kõrge kvaliteediga välja. Ma mõtlen, kus see hoone maailmas asub. On põhjus, miks maailma kõige ikoonilisemad hooned asuvad pargi ääres. 51 park New York. Hästi, Celia. Vastus. 51 park. 2 torni kerkivad. 51 korrust pargi ääres. Nüüd turunurgal ja aadressil 3566. 51 park Herzlia. Aviv Melisronilt. Mul on tunne, et sa ei suuda välja mõelda, miks inimesed selle reklaami peale vihased on. Ma olen valmis kihla vedama, et sa pole suutnud seda välja mõelda. Inimesed on veidi häiritud sellest, et Gwyneth Paltrow on julgenud näidata mingisugustki toetust genotsiidi riigile Iisraelile. Kuidas ta julgeb, see kuri, õel inimene, kes püüab kõike hävitada? Vaata teda. Kuri, õel, kohutav. Ta seisab nüüd silmitsi kriitikaga pärast seda, kui mängis peaosa 51 pargi reklaamis, mis tutvustab luksusliku kinnisvara arendust Herzlias, Iisraelis, linnas, mis asub kohe Tel Avivist põhja pool. Pean ütlema, et mulle see reklaam meeldib. Ma arvan, et see on lahe. Ma arvan, et see tõesti näitab Iisraeli väga heas valguses ja toob esile külje, mida inimesed tavaliselt ei seosta Iisraeliga. Palju luksust, palju ilu, palju kõrgklassi, palju, ma ei tea, arengut, parke ja ehitisi. Ja ometi see, et ta tõesti julges saada raha selle eest, et osaleda kinnisvaraprojektis riigis, mida ta toetab. Ja ma tuletan teile kõigile meelde, et see on tema õigus. See on tema oma. Tal on selleks luba. Selles pole mingit probleemi. Tal on lubatud toetada teist riiki, sest see on vaba riik, mu sõbrad. Ta võib teha, mida tahab. See on lihtsalt natuke liiga palju genotsiidimeelsetele vihkajatele. Teate küll, mida ma mõtlen. Igatahes, kujutage ette, et reklaamid luksusvillasid Natsi-Saksamaal holokausti ajal. See on see tundetus, mida me praegu näeme, sest Gwyneth Paltrow oli reklaamnägu uues Iisraeli luksuskinnisvara arenduse 51 Park kampaanias Herzlias. Siin on juba inimesed tema kommentaarides nimetades teda genotsiidi toetajaks. Okei, loeme mõned kommentaarid läbi, sest inimesed on tõesti vihased. Ausalt öeldes leidsin selle kommentaari tõeliselt vastik, aga see lihtsalt näitab, kui hullud need inimesed on. Iraan, palun ründa 51 parki Herzlias. Kui hull peab inimene olema, et arvata, et on tark mõte mitte ainult öelda Iraanile, maailma vaenlasele, Islamivabariigile,
mida nad peaksid sõja ajal tegema, vaid ka täpset asukohta näidata. mitte, et nad ise poleks suutnud seda välja mõelda, aga kui rumal peab olema, et olla keegi nagu Rathbone. Ilmselt peab olema madala IQ-ga ja antisemiitlikult rumal. Aga loeme mõned kommentaarid läbi, sest mul on tunne, et inimesed on natuke vihased. 20,2 miljonit vaatamist, väga vastuoluline. Okei, Hollywoodi kuulsused on ühinenud Palestiina toetuseks. Lõpetage tapmine, tõesti igav. Pole midagi, mis näitaks paremini, kui rumalad ja harimatud need kuulsused on ning kui vähe peaks neid poliitiliste nõuannete osas kuulama. Võid neid kuulata luksusnõuannete, kinnisvara, ilu, riiete või puhkuste teemal, sest sellest nad saavad aru. Aga poliitika osas ei tohiks sa neid tõesti kuulata, sest nad ei saa sellest üldse aru. Üldse mitte. 6 Palestiina eest. Palestiina. Palestiina, 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 Palestiina. 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 Olai. Issand küll, ausalt öeldes. Tõtt. Kellegi nimel. Palestiina rahva nimel. Kas nad tõesti arvavad, et selline video A päästab kedagi Gazas ja B veenab kedagi, kes on intelligentne? Vaadake, veel kuulsusi, kes arvavad, et vooruslikkuse näitamine tähendab end 2 sekundiks filmida, kui nende kogu töö ongi ennast filmida. See muudab tõesti meie universumist tohutult palju. Ei viitsi seda vaadata. Kas soovid jätkata vaatamist? Kunstniku roll ühiskonnas on alati olnud oma arvamust avaldada. On või? Ma ei arva, et see nii on olnud. Ma mõtlen, kuidas sa praegu Afganistani naiste eest sõna võtad, noor naine, ja kas sa tead, mis Afganistanis toimub? Ma ei usu, et sa sõna võtad. Tead mis? Poiss näeb ilus välja. Iisrael õitseb täielikult. Armastan seda kommentaari. See on suurepärane. Hollywoodi kuulsused reklaamivad luksusarendusi, kuurorte ja miljardi dollari projekte üle kogu maailma ilma silmagi pilgutamata. Hetkel, kui projekt on Iisraelis, saab sellest esiuudiste pahameel. See räägib rohkem inimeste valikulisest suhtumisest kui Gwynethist endast. Sul on õigus. Kuradi pärast, see Nepo-beebi vanamutt luksuselamurajoon, mis on ehitatud palestiinlaste verehinnaga genotsiidi nimel, ma palvetan, et ta varsti pankrotti läheks. Kahjuks sinu jaoks ma ei usu, et ta pankrotti läheb. Ma arvan, et ta teenib palju raha, eriti kuna sa oled talle reklaami teinud, mis on saanud umbes 20 miljonit vaatamist. See on päris hea. Ma arvan, et tal läheb hästi. Väga lahe, me armastame Iisraeli, me armastame teid ka. Huvitav valik kõneisikuks. Sellele reaktsioon saab olema suurem kui reklaam ise. Ta on alati olnud täiesti reaalsusest irdunud. Siin on väike uudis. Kuulsused on kõik reaalsusest irdunud. Hollywoodil pole probleemi inimeste karjääri blokeerida, kui nad seisavad Palestiina eest. Me võime teha sama. Ära vaata enam midagi, millest tema mängib. Näita neile. Kurtsia surmakultuse, sionismi reklaamimine ei ole just hea müügi seisukohalt. Issand küll. See on üsna hale, nagu see oleks lihtsalt gvenitsiidi puhkus. Ma mõtlen, see on tõesti rumal. Tõesti rumal. Tõesti rumal. Aga seda me juba teame, igaüks. See on tõesti, ma ütlen sulle, ma tõesti arvan, et tulevikus, kui me oleme sellest peavoolumeedia sõjamaniakaalsest asjast, mis internetis toimub, välja saanud, siis tehakse intervjuusid. See on nagu, kas sa toetad genotsiidi Palestiinas või toetad sa Iisraeli. Ja igaüks, kes vastab genotsiid Palestiinas, kõrvaldatakse kohe ja asendatakse tehisintellektiga. Sest kui sa ei suuda tuvastada lihtsaid fakte selle kohta, mis maailmas tegelikult toimub, siis vabandust. Sa ei saa meie konkurentsivõimelises ettevõttes töötada, eks? Igatahes madala IQ-ga rumal, aga see ongi selle vastuolulise loo tuum, mis on suurem kui reklaam ise. Inimesed on sõna otseses mõttes šokeeritud. Kuidas julgeb see naine reklaamida luksushoonet nagu natsi Saksamaal? Kuidas sa võid nii teha? Noh, sest see naine on kuulsus ja ta on ilus ning ta on sinust intelligentsem. Ilmselgelt. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.